Klassiruumist maakonnavanglasse. WX. Ja UV kuni see on. X. Kurat, jumal küll. Me uurime, kuidas see algkooli direktor läks tundide andmisest sellesse uurimisse sattumiseni. Lähme siia poole. Vau. Kas ma olin tõesti nii halb? See on Kuriteo sees, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Milner. Aitäh, et jälgite seda juhtumit koos meiega. Saame teile seda lugu tuua tänu meie imelisele partnerile Morgan & Morganile. On põhjus, miks Kuriteo sees on üks YouTube'i populaarsemaid tõsielu kuritegude saateid. Samamoodi on põhjus, miks Morgan & Morgan on Ameerikas suurim vigastuste advokaadibüroo. Rohkem kui 35 aastat on nad seisnud inimeste eest ja saanud oma klientidele tagasi üle 30 miljardi $. Tõestus peitub nende senises töös. Rohkem kui 1000 advokaadiga üle 100 büroo kogu riigis on Morgan & Morgani palkamine nagu armee palkamine, kes läheb sinu eest lahingusse. Meeskond, kes võitleb kõvasti, et nende kliendid saaksid väärilise hüvitise. Kõik advokaadibürood ei ole ühesugused. Kui valid vale advokaadibüroo, või kaotada juba enne alustamist. Kui saad kunagi vigastada, või pöörduda Morgan & Morgani poole ning nende tasu tuleb maksta ainult siis, kui võidad. Lisateabe saamiseks külasta lehte forthepeople.com, /Inside the Crime, klõpsa alla oleval lingil või skaneeri ekraanil olevat QR-koodi. Ometi on omamoodi iroonia selles, kui algkooli direktorile pannakse käerauad pärast tähestiku ettelugemist. Kui see oleks hinneteleht, oleks tema hinded kainuse testides F ehk läbi kukkunud ja D joobes juhtimise eest. On 12. märts 2026. Oleme Palm Beachi maakonnas, Floridas. Kell on veidi üle 10 õhtul. Kui Palm Beachi maakonna šerifi büroo asetäitjad saadetakse liiklusõnnetuse sündmuskohale. Ma tahan saada sinult ametliku ütluse. Olgu! Kas oled valmis seda andma? Kindlasti. Sest ma ei kiida purjus peaga juhtimist heaks. Kohtudokumentide kohaselt on see naine see, kes tegi avalduse. Ta ütleb, et tema autole sõideti tagant sisse ja kui ta läks rääkima juhiga, kes väidetavalt talle otsa sõitis, arvas ta, et juht võis olla joobes. Räägi mulle, mis juhtus? Ma olin foori taga punase tulega ja järsku ta lihtsalt sõitis mulle otsa. Vau, lihtsalt sõida mulle otsa. See on samas? Ma olin keskmises reas, just siin, täpselt siin. Lõuna suunas? Jah, lõuna suunas. Okei, hästi. Ja siis ma tulin autost välja ja vaatasin teda ning ta ütles, vabandust, ma olen joonud. Ja ma ütlesin, okei, me peatume nüüd. Ta ütles, ma annan sulle nii palju raha, kui tahad. Ja ma ütlesin, me ei tee seda. Ma ütlesin, me peatume, sest sa oled joonud ja sõidad. Sa ei tohiks praegu üldse roolis olla. Sa võid kellelegi haiget teha. Nii et peatume lihtsalt. Ja tema siis peatuski. Ta ütles, ma luban, ma annan sulle raha. Ma ütlesin, ma ei taha sinu raha. Ma tahan, et sa oleksid teelt maas. See on kõik. Sain aru, okei. Kas keegi teine oli veel sinu sõidukis? Seal oli ainult mina ja tema. Aitäh, okei. Ta oli oma autos, jah? Ta oli autos üksi. Okei, te peatusite siin ja ootasite, kuni me kohale jõuame. Jah, ma ütlesin talle, et ma helistan. Ta ütles, palun ära tee seda. Ma ütlesin, ma kutsun politsei. Võib-olla oli põhjus, miks teine juht ei tahtnud, et politsei kutsutakse. Palm Beachi maakonna kohtudokumendid tuvastavad teise juhina Carlos Castro. Aga need, kes töötavad Palm Beachi maakonna koolisüsteemis, tunnevad teda tõenäoliselt paremini kui Dr. Carlos Castrot, Lake Parki algkooli direktorit. Tere kõigile! Mina olen Lake Parki algkooli direktor Dr. Carlos Castro. Šerifid märkisid oma 12. märtsi juhtumi raportis, et Carlosil esines väidetavalt joobetunnuseid. Siil on kirjas, tsiteerin. Ma märkasin süüdistatavat Carlos Castrot, kellel oli seljas sinine särk, beigid lühikesed püksid ja mustad sandaalid. Kui ma saabusin, seisis süüdistatav sõiduki kõrval. Palusin süüdistataval tulla minu auto ette ja minuga rääkida. Minu auto poole kõndides oli süüdistatav ebakindel ja komberdas. Enne minuga rääkimist pidi ta minema urineerima. Seistes paigal kõikus süüdistatav. Ma nägin, et süüdistatava silmad olid punased ja läikivad. Tema hingeõhust oli tunda tugevat tundmatu alkohoolse joogilõhna, mis muutus rääkimise ajal veeldi tugevamaks. Süüdistatava kõne oli aeglane ja ebaselge. Mida sa siin all teed? Panin sõbra maha, sest meil oli terve öö vaba. Lejeune, mina olen Lake Parki algkooli direktor. Kes teie olete? Lake Parki algkooli direktor. Ja Lejeune on minu poiss, kes meiega hängib. Olgu. Nii et jah, Lejeune tunneb kedagi. Üks minu meestest, ta on haitilane kreoolimees. Ta toodi West Palmi. Ja Lejeune oli see mees, kes ta West Palmi tõi, sest West Palmis polnud piisavalt Aasia kreooli mehi. Sain aru? Ja. Hästi. Nii et sul juhtus õnnetus? Jah, ma tean. Ma käkkisin täna õhtul korralikult ära. Usu mind, see pole see, mida ma tahan. Okei.
ja Lessan teab, et ma olen selle poolt, aga praegu pole see minu jaoks hea. Nii et Lessan teab, et lapsed on mulle väga tähtsad. Ja Lake Park Elementary Schooli direktorina pole see minu jaoks hea. See pole hea ja ta teab, et see ongi nii, nagu see on. Yeah. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma teen pildi? Kas su auto töötab? Jah. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma selle välja lülitan? Palun tee. Ogu. ma tean, et ma küsisin tere. Nii et Carlos. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma kutsun sind lihtsalt eesnime pidi? Jah, lase käia. Nii et sa sattusid õnnetusse, olgu. See teine politseinik siin on oma õnnetuse uurimise lõpetanud. Jah, okei. Tahtsin sulle teada anda, et õnnetuse uurimine on lõpetatud. Ja põhjus, miks ma siin olen, on see, et ma viin nüüd läbi kriminaaluurimist. Okei. Kas sa saad sellest aru? Jah, härra, okei. Nüüd, seda teades, kas sa tahad mulle rääkida, mis juhtus? Ma olin roolis, ma viisin täna õhtul oma sõbra ära ja ma viisin ta ära. Ma olin teel koju, sõitsin tagasi Jupiterisse ja oligi kõik. Mul ei ole vabandusi. Võib-olla ma vaatasin. See oligi kõik, ma tahan lihtsalt koju tagasi minna. See ongi nii. See oligi nii. Kust te tulete? East Point Country Clubs. East Point. Donald Ross? Jah. Okei. Ja kuhu sa siin kandis läksid? Kus ta elab? Mis piirkonnas? Ta on siin all ja ma lihtsalt põin ta siia. Ta elab siin. Mul pole aimugi, miks me siia alla sattusime. Ausalt, mul pole aimugi, miks me siia tulime. Ma tõin ta ära, ma lihtsalt, tead küll, viisin ta ära. Ja oligi kõik. Noh, ma mõtlen. Kas me oleme eetris? Jah, me oleme eetris, jah, nii et sa saad nüüd kohe ära lõpetada. Direktorina, ma pole nii sekseraakis. Ma olen nagu... Kes treenib. Töötab. Töötab, okei. Yeah. Ma unustasin. Ta treenib Lake Parki piirkonnas ja ta viidi põhja poole üle. Kas sa kandsid turvavööd? Jah, kandsin. Olgu, kas keegi teine oli veel autos koos sinuga? Ainult mina ise, härra. Olgu. Olgu. Nii, mis suunas sa siis sõitsid? Tulin süsteemist välja. Tulid siia poole? Jah, härra. Okei. Ja sa olid juba oma sõbra maha pannud? Jah, härra. Okei, mis reas te olite? Ma parinat maha. Ei. Ma küsin, mis rajal te olite? Ei, ta on läinud. Ma lihtsalt tulin koju, proovisin koju jõuda, härra. Ei, ma mõtlen, kui õnnetus juhtus. Ei, just siin. Ma lihtsalt, võib-olla see polnud tark valik. Kas sa suitsetad marihuanat või tarvid mingit THC-toodet või midagi sellist? Midagi sellist, ei. Olgu, kui palju alkoholi te täna õhtul olete tarvitanud? Ma mõtlen. Kui ma? Ma jõin eile õhtul, jõin paar jooki. Okei. Mida tähendab sinu jaoks paar jooki? Paar jooki? Väga ei saa sulle öelda. Aga tead, mis? Kas sa ei saa mulle öelda, sa ei mäleta või sa ei taha mulle öelda? Ei, ma pario versihat porno. Okei. Mis joogid need olid? Paar õlut. Paar õlut. Mis õlled need olid? Mexico õlu. Teate küll need Loida Coca omad, mis iganes nad on, härra? Noh, las ma nimetan mõned. Modelo. Ei, sellest allpool. Tere. Allpool. Jätka. Pacifico. Jah. Konkreetne. Okei. Kas sa mäletad, mitu Pacificot sul oli? Võib-olla 2, härra. 2. Ma ei mäleta. Jaa, ma tean. Jaa. Okei, 2 erinevat asja. Härra. Mis sul veel oli? See oligi kõik. See on kõik. See oligi kõik. Jah. Nüüd ma olen. Ma püüan olla nii aus kui võimalik. Ja kuulake. Mul ei olla siin auto.
Carlos ütleb, et ta ei saanud pleki mõlkimise ajal vigastada, kuid algkooli direktor ei saa veel minna. Enne peab ta läbima mõned testid. Nüüd paluksin teil teha kohapealseid kainuskatseid. Kas olete nõus neid tegema? Jah, ma mõtlen, härra, mis siis pärast seda juhtub? Noh, see sõltub sellest, mida ma ülesannete ajal näen. Okei? Jah. Hästi. Ma otsin nende ülesannete ajal teatud vihjeid. Kui ma näen seda, mida vaja, liigume edasi. Kui ma ei näe seda, mida vaja, siis vaatame, mida peame tegema. Hästi, aitäh, härra. Olgu! Nii et esimese ülesande jaoks palun ma sul panna jalad kokku, täiesti kokku, nii et need puudutavad teineteist keskelt. Pane käed külgedele, mitte mingil juhul ei tohi sa käsi taskusse panna. Kas sa saad sellest aru? Jah. Härra, hästi. Nüüd sa lihtsalt vaatad. Mind. Jah. Õige, ma vajan, et sa jääksid sellesse asendisse. Ära liigu sellest asendist. Kas sa saad sellest aru? Jah, härra. Okei. Kas sa näed seda tuld siin? Näen küll. Mis värvi see tuli on? Punane. Olgu, nii et ma palun sul teha järgmist, kui sa oled valmis. Ma tean, et autod on paljud. Võta lihtsalt ükskõik kumb käsi, tõsta oma prillid üles pea peale. Võta oma silm. Oma prillid, mul on neid vaja. Ma tean, aga pean su silmi vaatama. Jah, kurat. Olgu. Kas sa näed seda ikka veel? Kas sa näed seda valgust ikka veel? Jah. Hästi. Nii et mida ma nüüd teen, on see, et ma liigutan seda punast tuld niimoodi edasi-tagasi. Kas sobib ja? Hästi. Mida ma palun sul teha, on jälgida seda punast tuld ainult oma silmadega ja ära pööra pead. Kas sa saad sellest aru? Jah, ma proovin, jah. Olgu. Noh, sa saad oma... Mis su nimi oli veel kord? Ma olen uurija Sisson. Sisson. Kõik sisel. Süsteem. Rock and roll. Kas sa nüüd saad aru kõigest, mida ma just ütlesin? Jah, ma loodan küll. Olgu. Kas ma ütlen sulle veel korra? Olgu. Olgu, ma liigutan seda punast tuld edasi-tagasi. Jah. Ma liigutan seda edasi? Jah. Ma tahan, et sa jälgiksid punast tuld ainult oma silmadega ja ära pööra pead. Hoia oma pea täiesti paigal. Kas sa saad aru? Jah, härra. Isegi kui see läheb kaugemale. Lihtsalt vaata nii kaugele, kui suudad. Lihtsalt vaata nii kaugele, kui suudad. Isegi jumal. Vau, alfa, ohvitser. See on siiski natuke imelik. See on parem, aitäh. Carlos Castro sattus nüüd ise hindamise alla. Ametnikud valmistusid läbi viima teste, sealhulgas kõnni ja pööramise testi, ühe jala testi, sõrme nina puudutamise testi ning Rombergi tähestiku testi, kus inimesel palutakse öelda tähestik A-st Z-ni või alustada juhuslikest tähtedest, et kontrollida tema tähelepanu, mälu ja nii edasi. Aga sa ei saa läbivat hinnet, kui sa kunagi ülesannet ei esita. Parem jalg vasaku ette, käed kõrval ja siis võid alustada. Kas on selge? Ma annan endast parima. Olgu, aga kõigepealt pead sa sellesse asendisse tagasi minema. Parem jalg vasaku ees. Parem jalg. Ei, vasak käsi, ei. Härra, vasak jalg joonele. Vasak jalg. Vasak jalg joonele. Parem jalg vasaku ette. Kind vastu varbaid, käed kõrval. Kas ma võin alla vaadata? Sa peadki alla vaatama. Hästi, ma annan endast parima, härra. Olgu, aga te peate enne alustamist sellesse asendisse minema, härra. Ma olen kohe siin. Ma tean, aga te peate minu jalgu vaatama. Parem jalg vasaku ette, Carlos. Parem jalg vasaku ette. Ma ei ütle sulle, see ei peaks tähtis olema. Ei, aga mul on õigus. Ma olen vasakukäeline. Okei, aga sa teed seda valesti. Ma tahan, et sa teeksid seda õigesti. Jalg, ma saan aru, aga ma tahan, et sa kuulaksid mu juhiseid. Kuula, vasak jalg joonele. Vasak jalg joonele. Nüüd jäta see jalg sinna, kus see on. Jaa. Ja pane oma parem jalg vasaku ette, nii et kand puudutab varbaid. Ja siis käed keha kõrvale. Okei, kas sa saad nüüd ülesandest aru? Ma üritan ülesandest aru saada. Okei, ma tahan, et sa sellest aru saaksid. Mis jääb sulle arusaamatuks? Ma üritan teie testist osa võtta, härra. Okei, aga kas sa saad aru juhistest, mille ma sulle andsin? Ma üritan aru saada.
Carlos, kas sa saad aru juhistest, mille ma sulle andsin? ma üritan aru saada. Sa ütled mulle, et ma pean mööda seda joont alla minema? 9 sammu kandvarba ette. Jah, 9. Pööra ringi nii, nagu ma sulle näitasin. Astu 9 sammu kandvarba ette tagasi. Käed kõrval. Vaata oma jalgu. Loe enda iga samm valjusti. Puuduta igal sammul kandvarba vastu. Hästi. Hästi, hakkame siis pihta, härra. Hästi. Kui olete valmis, võite alustada. Vau. Kuhu sa lähed? ma ei lähe kuhugi. Ma ei tea, kas ma olen selleks valmis. härra, Sind tagasi hoia. Noh, mitte siin. jah, sul on õigus, aga ma lihtsalt ütlen, et ma proovin ja annan endast parima. ja ma komistan ja Lake Parkis ma proovin, ma annan endast parima. Olgu, las ma küsin sult ühe küsimuse. Kas sa tahad seda ülesannet teha? Härra? Ma arvan, et ma ei taha seda teha. Olgu. Las ma selgitan sulle midagi. Olgu. Kas sa saad mind siin aidata? Ma pole kindel, jah? Kui sa keeldud tegemast ülesannet, mida ma sinult palusin... Jaa, härra. Olgu. Teie keeldumist võib teie vastu kohtus kasutada. Kas te mõistate seda? Ma saan sellest aru. Samuti, kui te keeldute seda ülesannet täitmas, siis jah, te sunnite mind oma uurimise lõpetama ja tegema oma otsuse teie joobeseisundi kohta ainult olemasolevate faktide põhjal. See tähendab kõike, mida olen siiani täheldanud. Jah. Hästi, see võib viia sinu arreteerimiseni joobes juhtimise eest. Jah, härra. Kas sa saad sellest aru? Ma saan sellest aru. Nüüd, teades seda, Jah, härra. kas soovite nende ülesannetega jätkata? Jah või ei? Tead, aga ma ei ole kindel, kas ma tahan. Ma olen selles osas veidi segaduses. Nii et sa keeldud ülesannet tegemast? Ma ei ole kindel, kas ma tahan seda teha. Ma nagu... Noh, mul on vaja, et sa oleksid kindel. Ma ei ole kindel, härra. Mul pole aimugi, kuidas ma sattusin siia vesti, kui ma elasin Jupiteris. Mul pole aimugi, kuidas ma siia sattusin. See pole hea. See pole hea. Täielik jama. Olgu. Nii et ma küsin sinult veel ühe korra. Kas sa tahad ülesannet teha? Ma just selgitasin neid sulle. Kas sa tahad seda ülesannet teha? Jah või ei, härra? Mis on tagajärjed, ohvitser? Eureka Sisson. Jaa. Jaa, härra. Jaa. Kui ma lahkun ja läbin selle, mis siis juhtub? Kui te lahkute, siis nende ülesannete puhul pole läbimist ega läbikukkumist. kehakaamera video järgi on Carlos väga mures selle pärast, mis tema töökohaga juhtuda võib. Ta ei tahtnud, et see jõuaks ajalehtedesse või uudistesse, aga noh, vähemalt ei maininud ta YouTube'i, eks. Kas ma teen seda professionaalina? Ma küsin sinult. Ma ei saa sind sundida seda tegema. Ma ei tea, mida teha. Carlos. Ma ei saa sind sundida seda tegema. Kuule, mul on see ülesanne. Mu jalad värisevad praegu. Palm Beachi maakonna koolijuhina olen ma ei tea, mida teha. Kas ma satun Palm Beachi maakonna koolipiirkonnaga pahandustesse? Ei, ma küsin sinult praegu, mida ma peaksin tegema? Kas ma peaksin joont mööda kõndima või mitte? Ma ei tea, noh. Asi on selles. Ma ei saa sind sundida neid ülesandeid tegema. Jaa. Olgu, see on sinu otsus. Jaa. Sellepärast ma seletasingi sulle, mis juhtub. Ma tean, mis juhtub, kui sa keeldud seda tegemast. Ma tean, ma ei keeldu, aga ma lihtsalt ei tea, mida teha. Aga sa ei tee seda. Aga kui ma teen selle joone ära, kas see mõjutab mu tööd vähem või rohkem? Ma ei tea. Kuule, ma töötan nagu. Ma töötan nagu parkis ja ausalt öeldes ma isegi ei tea. Ma olen aus. Ohvitser, ma tahan teha õiget asja, et saaksin koju minna, olla sama direktor ja lihtsalt lahkuda nii, nagu poleks midagi juhtunud. Ma ei tea, kui ma seda teen, kas saan rohkem pahandusi ringkonnalt ja šerifi osakonnalt. Ma tõesti ei tea. Ma tahan teiega nõustuda ja teha seda, mida te minult soovite. Aga kas ma võin lihtsalt lahkuda ja vallandatud saada? Ja nii see on, kui ma hoolin lastest. Ja noh, ma elan Jupiteris. Ma töötan Lake Parki heaks. Ma tunnen Lejeune'i, ma tunnen kõiki neid tüüpe seal üleval. Nii et kui ma kõnnin seda joont ja kukun läbi... Carlos. Sa lihtsalt lobisesid niisama. Ma tean, aga ma mõtlen, et see on ju minu karjäär. Ma saan sellest aru, aga olgu. Siin on valikud.
Jah, härra. Varik on kas ülesanne ära teha Jah, härra. või mitte ülesannet teha. Hästi. Lubage mul siis esitada teile küsimus, kui ma teen selle testi. Ülesanne. Läbina. Kas see mõjutab minu tööd ja neid asju, mida ma selle maakonna heaks teen? Ülesande täitmine ei mõjuta sinu tööd. Arreteerimise puhul, Kui sind arreteeritakse joobes juhtimise eest, võib see mõjutada sinu tööd, aga see pole minu otsustada. Ma tean. Mina ei pannud sind sellesse olukorda. sul on õigus. Nii et minu ülesanne on lihtsalt lahkuda ja koos kõigi seal üleval, mida ma pean nende tüüpide jaoks tegema, et end hästi tunda. Noh, asi on selles. Ma tahan, et sa teeksid selle ülesande ära. Jaa, härra. Olgu, aga ma ei saa sind sundida. Sul on õigus. Aga ma ei saa. Ma ei saa sulle anda mingit juriidilist nõu ega midagi sellist. Ma tahan siit lahkuda ja mõelda, tead mis? Sa võid tagasi Lake Parki minna ja oma tööd teha. Noh. Sellest ei saa lihtsalt eemale kõndida. Ei, siit kui ma saan sellest joonest üle kõndida. Noh, on veel. Pärast seda on veel ülesandeid. Nii et ükskõik, mis ka ei juhtuks. On veel ülesandeid. See on alles teine. Veel on 3. Olgu, härra. Mida sa siis teha tahad? Tead mis? Ma pean oma laste juurde tagasi minema. Ja ma tahan olla kindel, et see, mis seal põhjapiirkonnas toimub, juhtus just siis. Ja ma ei taha olla avalikus kohas. Mida see tähendab? Ei, teeme ära. Nii et... Sa tahad seda teha? Jah. Aga las ma küsin teilt seda, härra ohvitser. Ohvitser, ma ei taha olla Palm Beach Postis, sest mul pole sellega midagi pistmist. Ma ei tööta ajalehes. Ei, aga mina. Nii et jätkame. Ja jätkame, sest ma olen olnud väga leebe. lõpuks nõustus Carlos tegema kainustesti, kuid tema kahjuks kukkus ta kõik testid läbi. Kohtudokumentide kohaselt kõikus süüdistatav kõndimise ja pööramise testi ajal, kui ta seisis paigal. Süüdistatav kasutas kogu ülesande vältel tasakaalu hoidmiseks käsi, ei puudutanud mitu korda kannaga varvast, astus joonelt kõrvale, peatus tasakaalu taastamiseks ning tegi vale arvu samme. Ta tegi esimesel katsel 11 sammu ja tagasiteel 12 sammu. Ta ei pööranud korralikult ega peatunud katsete vahel. Jala peal seismise testi ajal ütles süüdistatav, et ta sai juhistest aru. Süüdistatav kõikus paigal seistes. Ülesande ajal pani süüdistatav oma jala mitu korda maha enne 30 sekundi möödumist ja kõikus. Ametnikud märkisid oma aruandes, et ta kõikus nina puudutamise testi ajal ning tsitaat, ta ei tabanud oma nina otsa ja puudutas selle külgi. Samuti ei toonud ta pärast nina puudutamist ühelgi katsel kätt küljele tagasi. Kuid iroonilisel kombel oli just tähestikuga seotud test see, mis paljastas, mis edasi juhtus. Olgu, nüüd kui ma ütlen alusta, hakkad sa inglise tähestikku ütlema A-st kuni Z-ini. Kas on selge? Aga ma tahan, et sa ütleksid seda aeglaselt. Ära laula seda. Ma ei ole sellel real siin. Hästi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, ja V, tapase Z. Kurat. Jumal. Hästi, Carlos. Praegu arreteeritakse sind joobes juhtimise eest. Kas saad aru? Kas sul on taskutes midagi, mis võiks mind ehmatada või torkida? Ei ole. Koir, mis sul on? Pead jälle pissile minema? Ma ei pissinud, ma kuulsin sind, jah. Kas sul on kõik korras? Ei, ma ei teinud seda, jah. Jah, sa pissisid sinna igale poole. Mul on jälle pissihäda. Olgu. Tule nüüd. Läheme siia poole. Tule nüüd. Läheme siia poole. Vau, kas ma olin tõesti nii halb? Carlose arreteerimisprotokolli kohaselt olid tema alkomeetri näidud 0,214 ja 0,210. Ta arreteeriti joobes juhtimise eest ja viidi Palm Beachi maakonna vanglasse.
veebipõhised andmed näitavad, et ta vabastati vanglast järgmisel hommikul pärast $1000 suuruse kautsjoni maksmist. kohtuandmed näitavad, et 26 aasta 9. aprillil ei tunnistanud Carlos Castro end süüdi talle esitatud süüdistuses. Tal on eelkohtuistung määratud 17. juuliks 26 aastale. Selle salvestuse seisuga töötab ta endiselt Lake Park jalgkoolis. Aitäh, et kuulasite saadet Kuriteo sees. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.